Süstlakast. Süstlakast. Davai, suvekooli eri. Ta ütles mulle teie, et sina ootad siin, onju. Siis ma olin nagu okei, sa võtsid mu joogipudelit, lähed neid kuskile nurga taha täitma, onju. Haarasin ma nagu läksin koheselt krampi, kui ma kuulsin, et mõni välismaalane on jälle mul laeva peal. Selline see Katariina Kinnunen meil siis on. Süstlakast. Hei, siin Zlatadara ja täna toimub meil veel Meediasüsti suvekool ja otsustasin, et siin võiks teha ka ühe podcasti, kus me räägime siis erinevatel suveteemadel ja lähen vaatan, kas leian kedagi endale siia vastas mikrofonile ka, et meil on avatud vaba mikrofon, ma vaatan, kas leian kedagi. Süstlakast. Ma vastasin reaalselt, ma käisin Intsikurmu festivalil ja siis ma nagu, see aasta oli see telefestival koha peal ja siis seal oli hästi vähe rahvast. Ja see oli nagu täiega, nagu sa läksidki lava ette, nagu sa olid need suured kõlarid, siis sa kuulsid muusikat, seal oli nii vähe rahvast ja nagu nii vaba oli olla, et ma esimest korda festivali reaalselt tundsin, et mul ei ole seda nii-öelda nagu sotsialiseerumise barjääri ümber, ma võisin täiesti nagu vabaks lasta ja muusikaga olla üks. Ja ma nautisin seda nii kohutavalt palju. Seal oli kindlasti palju vähem rahvast ka. Oli, jah. Seal nagu hästi nagu oldi nagu mõistlikud selle koroona suhtes ja värki. Aga just see, et sul ei olnud seda pinget või pressure'it, et see nagu, et tavaliselt ikka kui avalikult tantsid, siis sa tunned, et nagu eriti vaata julge või õõtsudaid natukene, aga seal nagu seda ei olnud, see kadus ära. Ja sellest saadik, ma lihtsalt igal pool olen tunnen, et nagu, et seda ei olegi enam. Seda vabadust ja see ongi nii, et kui sa ühe korra ära proovid selle, nagu lased ennast tõesti nagu suudad vabaks, selle barjäärist läbi siis sul rohkem seda probleemi ei teki, sest meil Polugonis ka hästi palju, teatrikoolis, hästi palju tegime seda harjutust, et pandi muusika tööle ja sa pidid lihtsalt laskma ennast vabaks, nagu laskma muusikal ennast juhtida, mitte ennast ja, muusikas täpselt. juhtida. Ja siis nagu pärast seda on hästi palju tõendnud seda, et nad ei karda pidudel lihtsalt niisama hullu panna seal. Et see on tegelikult minu arust nagu hästi tähtis oskus või nagu elus, ma tunnen inimesena nagu selleks, et nagu saada nendest ühiskonna normidest välja, on see nii suur asi, kui sa sellest barjäärist läbisid, et sa julged nagu ollagi sina ise ja minna vooluga kaasa nagu, see oli nii mõnus. Mis meil tänane teema muidu on? Me juba tegelikult rääkisime selles täiesti tänases teemas. Nii. Teemaks ongi suvi. Meil on kätte jõudnud juba august niimoodi, et 2 nädala pärast me lähme kooli. Järgmine nädal juba lähme kooli. Ja siis ongi hea mõnus võimalus meenutada oma suve. Ja kõigepealt meenuta seda, mida sa planeerisid siis, kui veel oli koroona või aasta alguses, mida sa planeerisid, mõtlesid, et seda ma kindlasti teen suvel. Ja no mul oli hästi kõva suvi planeeritud, kuna ma olen viimased 2 aastat kõik suved nagu tööl olnud, terve suvi 3 kuud hästi hullult rabanud, siis nagu see suvi ma otsustasin, et nüüd ma nagu lõpetan gümnaasiumi ja lähen ülikooli ja nüüd mul on nagu see suvi, kus ma elan, mul oli 3 festivali, 2 reisi, ma olin nagu täiega, et davai, lähme, näeme, teeme, naudime ja siis tuli koroona ja reisid jäeti ära, festivalid jäeti ära, lükati edasi selles suhtes, et õnneks ma telefestivalile sain minna ja läksin ikkagi tööle ja olen nagu nüüd tööl käinud lihtsalt ja natukene taskuraha teeninud, et veits kurb on, aga eks sellel ole ka oma nii-öelda magusaid hetki, näiteks praegune suvekool on minu arust on kindlasti üks nagu suve tipphetk minu jaoks olnud, kus nagu veel on seda suve maiku. Aga sel aastal on suvi kindlasti olnud hoopis teistsugune, sest et on ikkagi mingisugused piirangud ja asjad, kas sa nagu, kui sa koroona ajal nagu hakkasid mõtlema suve peale, kas sa jätsid reisid ära, festivalid jäid ära, aga nagu, kas sa siis ka mõtlesid, et võiks nagu ikkagi midagi põnevat ka teha? No ausalt öeldes ei mõelnud küll, et ma ikka eelkõige nagu koroona ajal
ma ei osanud mitte midagi ette näha, ma lihtsalt kõik, mis juhtub, nüüd juhtub, et pigem nagu oleme siis tagasihoidlikumad ja nagu mõtleme nagu, mis edasi saab. Aga õnneks ma sain käia oma perega Saaremaal, mis oli hästi tore ja käia telefestivalil ja eks ta oli selline ikkagi priski töine nagu eelmised aastad kahjuks. Aga elame nende magusate hetkede nimel. Aga mis on sellest suvest peale Intsikurmu festivali veel selline eremälestus, mis sulle meelde jääb? No oligi, siis me käisime perega Saaremaal, see oli hästi lõbus ja ma arvan, et nagu kindlasti üks eredamaid asju see aasta on seesama suvekool, kus me praegu oleme, et mäletan eelmine aasta ma olin suvekooli ajal palavikus ja haige ja siis ma lihtsalt olin voodis ja eriti kaasa asju ei teinud. Aga see aasta ma tunnen, et see on nii lõbus olnud ja nii nagu kaasa tõmbav ja ma olen kõike nautinud lihtsalt, mis siin toimub. Ja meil on alles teine päev. Jah, ja meil on alles teine päev, nii et... Jah, et teise päeva õhtu on veel tulemas, nii et läheb veel lõbusamaks. Et mina olen ka sellel aastal tegelikult koroona ajal või aasta alguses ma mõtlesin, et selle aasta suvel ma hakkan hullult Eestis seiklema. Mul oli plaan, et ma käin vähemalt korra Tallinnas, kaltsukates või niimoodi, või niisama nagu seljakoti rändajana käid Tallinnas, siis kindlasti ma tahtsin nagu avastada uusi kohti Eestimaa peal. Ja siis reaalsus oli see, et läksin ka tööle. Ja, me töötame samas kohas. Ja läksin ka tööle ja siis kuidagi jändasin sellega, et mul olid tööpäevad õhtutel, ma ei viitsinud enam mitte midagi teha ja siis olid vabad päevad, mis mul olid ka täiesti täis planeeritud, kas siis meediasüsti asju või siis mingeid muid asju ja ma kuidagi tundsin seda, et mul on suvi, aga ma ei puhka ennast välja. See on hästi suur probleem, ma olen ise ka tähele pannud, et nii. Meil on siin taustal inimesed liiguvad ja vaatavad meid väga veidralt. Mitte veidralt, nagu see on respekt, et me teeme veel tööd ja niimoodi. Ja isegi suvekoolis me ei saa puhata. Ja meil on ikkagi asjalikud loengud ja nii-öelda töötoad käivad. Ja, aga lähme nüüd selle jutu juurde tagasi, et ei saa puhata. Nii, Ilona nüüd tuleb uksest välja, uks läheb nüüd kohe pauguga. Tšau, Ilona! Et ma olen tähele pannud, et see puhkamine on noorte seas kohati nagu probleemne teema, et ma mäletan omast kogemusest eelmine aasta, mina töötasin ka terve suve niimoodi, et ma 1. juunikuu ei olnud üldse Eestiski, juulikuu olin ma terve kuu tööl ja juunikuus augustis ma siis korraldasin veel ühte omakorda üritust terve kuu, mis valmistus ette värki. Ja siis tuli kool peale ja siis nagu seda puhkehetke ei tekkinudki, mitte ühekski nagu, isegi mingi nädal aega ei olnud puhkehetke ega midagi. Ja see lõppes kõik sellega, et siis septembri viimaste nädalatega ma põlesin täiesti läbi. Ja see oli ikka päris ebameeldiv kogemus, et see läbipõlemine pole eriti naljaasi. Ja ma tunnen, et hästi paljud tegelikult tänapäeval nagu proovivadki nagu, on kindlasti ka neid, kes nagu puhkavad ja naudivad elu, aga ma olen ka näinud, et paljud on need, kes käivadki suvel kogu aeg tööl, kurnavad ennast nii üle ja siis tuleb kool peale ja siis nagu on veel raske ja siis nagu ei tekigi seda nautimise hetke, et tegelikult nagu me oleme noored ja meil tööelu on veel alles sees, aga me juba nagu oma nooruspõlve suved kõik viskame töö peale ära, et seda on nagu, veits nagu kuidagi kurb ja raske kõrvalt vaadata, et ma loodan, nagu, et teised ei astu sellisesse ämbrisse nagu mina toona, et kus lihtsalt oligi kõik 12 kuud järjest tööd tegelikult. Mina ka, mul praegu tööl käimisel, ma kuidagi, kui ma läksin sinna, siis ma üldiselt ei ole suvedel väga tööl käinud. Ma olen teinud siin Nutsuteatriga koostööd, aga see kestab ka niimoodi 6 aega ja siis on läbi ja siis ülejäänud suvi lihtsalt puhkad. Aga sel aastal oligi niimoodi, et läksin tööle ja käisin siis terve suvi tööl, kõik need 2,5 kuud. Ja siis mul olen jälginud seda, kuidas mu meeleolu täiega kõigub. Kuidas alguses, kui ma läksin sinna, siis oli kõik täiesti uus, ma kuidagi nagu nautisin seda, ma sain värskes õhus olla, tööd teha värskes õhus, inimestega suhelda, kliendid olid hästi toredad. Aga samas
seda hakkas järjest kooruma seda, kuidas oled ikkagi uus seal, siis sul tekivad mingid vead, siis mina olen inimene, kes võtab kõike hästi hinge ja siis juhtuski niimoodi, et jaanipäeva ajal ma lõhkusin lonni ära, ma töötasin Taevaskojas lonni peal, lõhkusin selle ära ja siis kuidagi nagu juhtus järjest asju, kuidas ma ikka kartsin kogu aeg seda inglise keeles rääkimist, ma kartsin kõiki välismaalasi, ma nagu läksin koheselt krampi, kui ma kuulsin, et mõni välismaalane on jälle mul laeva peal. Ja siis tuli jälle see periood, kus ma nagu väga ei tahtnud tööl käia. Mul oli seal juuli alguses oli veel niimoodi ka, et mul oli mingi 9 päeva puhkust, kus ma väga ei puhanud, vaid tegelesin igasuguste erinevate asjadega, siis ma käisin peaaegu 4 päeva tööl ja siis tuli mul 7 päeva puhkust. See on mõnus. See kõlab mõnusalt, aga mul endal oli see, et nagu ma ei saanud seda töötamise rütmi sisse ja siis kuidagi endal käis kogu aeg ketras peal, et nagu ma ei olnud 9 päeva tööl. Nagu... Et sa ei olnud või? Jah. Nagu kuidagi niisugused süümepiinad tekkisid kohe ja siis kui ma läksin uuesti tööle tagasi, siis oli niisugune tunne, et ma nagu ei taha sinna minna. Et kui see 9-päevane puhkuse aeg nagu algas, siis oli küll niisugune tunne, et nagu puhkus on ju, et ma saan puhata, aga siis seal oli veel niimoodi, et äkki 2 päeva oli niimoodi, et 1 päev sa magasid ennast välja, teisel päeval sa nautisid puhkust, 3. päeval sa tahtsid juba tööle minna ja nädala lõpus sa ei tahtnud enam tööle minna. Ja siis sa läksid tööle, käisid 1 päev tööle ära, siis tuli torm, nii et ma ei saanud sõita. Siis käisin veel 2 päeva ja siis tuli mul sünnipäeva nädal, mis oli mul ka täiesti täis planeeritud niimoodi, et ma ei saanud üldse puhata. Ja siis tekkiski see, et ma jälle ei tahtnud tööl käia. Aga siis mingil hetkel, ma ei tea, kas ilmad läksid ilusaks või ma ei tea, mis juhtus, igatahes mul kuidagi tuli see motivatsioon tagasi, siis ma jälle läksin nagu mega hea rõõmsa meeleoluga läksin tööle ja tegin rõõmsalt tööd ja siis ma nagu nautisin seda jälle. Ja siis tuli jälle mingi siuke moment, kus ma nagu ei tahtnud teha tööd. Ma kuidagi emotsionaalselt tundsin, et ma olen väsinud tööpäeval. Sa lähed tööle, sa oled juba sellise negatiivse olekuga, siis sa nagu, sul juhtub kogu aeg seal lonni peal midagi nagu... Ei no, meil ka kogu aeg juhtus midagi, et see on paratamatus, et ikka nagu neid apsakaid tekib, aga sinul on täiesti nagu teine just nagu ekstreemum minust ja minul oli see, et juulikuus mul oli selliseid päevi, kus ma olin 6 päeva tööl, mul oli 3 päeva vaba, ma olin 6 päeva tööl, mul oli paar päeva vaba, mul olin jälle mingi 5-4 päeva tööl, mul oli nagu näputäepäevid, mul oli nagu just hästi tihedalt kogu aeg tööl ja minna, kus see hästi hullult väsitas ära, ma tundsin, et see oli nagu veits liig. Aga eks see nagu kogemus, suvel töötamine on kindlasti nagu seda kogemust ennast väärt, et seda tasub ära proovida, et siis ei ole nii-öelda suhkruvatt elu lõpuni. Jaa, mida meie enda ülemus on hästi palju öelnud, on ju see, et tema ei nõustu sellega, et tänapäeva noored on lumehelbekesed või mis iganes asjad, et me tahame teha tööd, me teeme tööd ja tegelikult hästi paljud noored käivad tööl suvel. See on nagu, me võiksime nautida seda 3 kuud, 2,5 kuud tegelikult. Võiksime nautida, käia ujumas, hängida siin sõpradega ja nagu nautida suve, aga me lähme tööle. Ja, no eks ikka tänapäeval jah. Noored on asjalikud ja tore on ka see, et hästi palju võetakse tegelikult noori kuulda ka, et nii-öelda mitte ainult siis nagu ka töömaastikul, vaid ka poliitikas ja sotsiaalmeedias ja et see nagu ma tunnen, et kui ma mõtlen nüüd nagu enda põhikooli aastatele ja ma mõtlen nagu nüüd praegusele, et ma tunnen, et noore inimese roll ühiskonnas muutub aina tähtsamaks ja mul on nagu väga hea meel seda kõrvalt vaadata, et aina rohkem nagu küsitakse noorte arvamusi ja noorte lähenemisi ja seda on nagu hästi tore vaadata, et inimesed nagu pööravad ka tähelepanu neile inimestele, neile noortele, kes on nagu meie tulevik tegelikult. Et seda on tore vaadata. Aga mis sinu suve kõige helgem hetk oli? Kõige helgem hetk,
ma arvan, et isegi minu sünnipäeva nädal. Nii. Ma ei ole aastaid enda sünnipäeva pidanud. Ma olen tahtnud pidada, aga mu ema on alati olnud nagu keegi ei tule, kõik on nagu puhkustel või siis teisipidi teevad mingi põllutöid või mingi siukseid asju ja alati on nagu see, et keegi ei tule mu sünnipäevale. No meil on mingi kindlad sõbrad, kes tulevad, aga nagu neid on vähe ja nagu mu ema ei näe mõtet sellel. Aga sel aastal ma mõtlesin, et okei, esimest korda elus ma korraldan oma sõpradele eraldi peo. Et nagu ise korraldan. Ja see nagu oli hästi tore ja siis mis see Kristella seal korraldab? Miks? Okei, meil siin suvekoolis melu käib. Jaa, elu toimub. Kristella joob piima koos limonaadiga. Aga sa tahtsid otse juua piima. Ma mõtlesin, et tahtsid nagu kombot teha. Meil siin suvekoolis on ikka piimamai, et hommikul sai piim otsa kohe. Kohe hommikul oli suur jama, keegi ei saanud kohvi juua enam, sest et piim oli otsas lihtsalt. Aga tulles tagasi meie teemade juurde, siis sünnipäev. Ma mõtlesin nagu kogu aeg, et pean ühe sünnipäeva. Et kuna nüüd tuli koroona ka peale, siis teistel kukkusid ka kõik plaanid ära, nii et ma sain oma õigel päeval pidada. Toda ma siis korraldasin, aga ühel mu tädi sünnipäeval tekkis tädidel mõte, et nemad tahavad ka pidu. Ja siis ma pidin korraldama teise peo veel. Ja kusjuures see teine pidu tuli palju lahedam. Aga mis te tegite seal siis või nagu, mis selle ägedaks eriliseks tegi? Selle tegi eriliseks see peopaik. Nii? See peopaik oli mu ühe tädi emaõe mingi garaaž, siuke hästi suur nagu laut põhimõtteliselt. Siis me tegime pool sellest, tegime puhtaks. Sinna jäi mingi vana mööblit, üks diivan jäi sinna ja siis me tegime veel ühe nagu fotonurga sinna, mida keegi hiljem ei kasutanud. Ja siis juhtus veel niimoodi, et mu tädi mees võttis sealt mingid herneoksad ja küsis minu käest, et kas tahad neid ka kasutada, niimoodi naljad lõdes. Herneoksad? Jaa, siuksed nagu... Need pikad nagu päädid või? Need, mis sa paned nagu toestamisoksad. Ja siis tal oli terve hunnik neid. Ja siis niimoodi naljatades küsis, et tahad neid ka kasutada või? Mina vaatan neid oksi, ei ütle mitte midagi, aga mu peas juba käis nagu, ma võiksin neid kasutada. Kuna meil oli peo teemaks, oli filmitähtede kokkutulek, siis minu peas hakkas ketrama, et nendest okstest saab teha suured tähed. Jaa. Ja seda me tegime mingi 5 või 6 suurt tähte. Ja need olid, hiljem need värviti veel hõbedaseks ka. Või oli pronksiks või? Ei, ikka hõbedaseks värviti. Ja siis need pandi sinna. Ja siis me panime igale poole tulukesi ja mis kõige lahedam asi oli selle peoruumi juures. Lisaks sellele, et mul oli punane vaip, meil oli plaan, et need kapid ja riiulid, mis seal olid, need olid üsna koledad nagu niisama jätta sinna. Siis ma tahtsin need kuidagi ära kaunistada. Ja kuna meil teemaks oli filmitähtede kokkutulek, siis ma mõtlesin, et paneks sinna neid DVD-plaate. Neid nagu vanu neid on ju? Mitte kassette, siis neid mõtled. Et tegelikult me oleks võinud neid ka panna, aga ma teadsin, et meil on terve hunnik mingi Eesti Postimehes saadud neid DVD-sid Eesti filmidega ja et siis paneks nagu need sinna püsti on ju. Aga me jätsime need koju. Aga juhtus nii, et me võtsime kaasa ühe pataka plaate, mis pidid ära viskamisse minema. Ja me mõtlesime, et paneme lihtsalt nagu helkima kuskile nagu rippuma need. Aga siis ma tegin niimoodi, et ma panin need sinna riiuli peale, niimoodi, et see läiki pool jäi meie poole ja siis ma panin sinna veel küünad ka. Niimoodi, et see jättis mega laheda efekti ja see on lihtsalt nagu
kõige lahedam asi, mida ma eales vist välja olen mõelnud. Ja Kõigil, see nagu sa tuled sinna ruumi sisse, esiteks punased vaibalt, eks ole, ja siis see jääb sulle nagu koheselt esimesena silma. ja ta helkis nagu vastu ka, on ju. Jaa, et see juba nagu päeval oli hästi ilus ja siis õhtul oli veel, paned need küünlad ka põlema ja siis see lihtsalt Jaa. oli vapustav. See kõlab juba nii ägedalt, ma kujutan ette, kui nagu glamuurne see kõik võis olla. Jaa. Ma kusjuures seda DVD-de värki olen ise ka kasutanud, mul eelmine aasta oli sünnipäev ja siis minu sünnipäeva teemaks oli retro, on ju, et retro on uus must. Ja siis mul oli ka, no ma võiks mingi nagu fotoseinad teha või mingi siukse, kus nagu selfie-sised teha. Ja siis me tõmbasime nagu mul on nagu muusikat CD-s hästi palju. Ja siis me tõmbasime neis nagu jõhviga kõik üksteise külge niimoodi pikkaks ribadeks ja siis nagu panime akna ette niimoodi, et kus sa tegid nagu flashiga pilti, siis see oli nagu, seda nagu aken lõi kõik mustaks, aga need DVD-d peegeldasid seda kõike vastu ja siis see oli nagu glamuurne särav, siukene nagu retro vibe taga, et see oli nagu hästi-hästi äge, et mulle kuulud see CD kasutamine on hästi nagu lahe. Ja hästi on mu parasid sõna tundub. Ja ma olin nagu tegelikult hästi üllatunud ka, et mul see mõte üldse tuli, sest et alguses ma mõtlesin, et nagu, mis ma teen, panen lihtsalt küünad sinna siis või. Et ma tahtsin kuidagi nagu ära katta seda, siis ma vaatasin neid CD-sid ja ma olin nagu, äkki mul jätkub neid nagu piisavalt, et kõik ära katta ja siis see lihtsalt toimis. Ja, ma olin ise endaga hästi rahul ja kõik kiitsid ka seda. Aga jaa, hästi tore pidu oli ka. Ja ma tänan sind selle esimese julguse eest. Hästi tore oli rääkida. Ma loodan, et sul veel see nädal aega, mis meil jäänud on suve, et sa naudid seda. Ütle veel üks asi, enne kui sa lähed. Mitu korda sa oled sellel suvel ujumas käinud? Nagu kas bassein läheb ka arvesse või? Jah. Äkki? Nagu ma olen 3 korda käinud ujumas ja 1 kord käinud supiga järve peal. Umbes nii vist, ma mõtlen. Ma arvan, ja ma ei ole eriti jõudnud ujuma. Ma selle koha pealt olen veits. Ei ole äkki 4-5 korda, ütleme nii. Peale tööd ikka oleme käinud sõpradega küll. Selles suhtes sa oled käinud rohkem ujumas kui mina. Mina olen käinud sellel suvel ainult 2 korda ujumas. Okei, nüüd 3 korda. Ja, meil on siin ka ujumas. Ja, me saame siin ka. Selline see Katariina Kinnunen meil siis on. Ja minul on avatud jätkuvalt vaba mikrofon. Lähen vaatan, kas keegi julge on veel nõus natukene aega minuga rääkima. Et Katariinaga oli küll hästi tore rääkida. Üks. 2-2. 3-3. 4-4. Said valguse paremaks või? Ei, ma valgust ei saanud paremaks, aga ma sain siia laua juurde meie järgmise süstla Martin-Eerik Maripuu. Tere. Tere, mina olen Zlatadara. Täna siis juhin siin podcasti ja meie räägime täna suve teemadel. Okei. Nii, mida sa sellel suvel teinud oled? Võidelnud koroonamasendusega. Miks masendusega? Ei, tegelikult suvel ei olnud üldse nii palju seda. Ma olen nautinud suve sellepärast rohkem, et ma ei saanud koroona ajal midagi väga teha. Siis ma tegin ühe väga huvitava matka suve jooksul. Nimelt ma mõtlesin, et ma matkan jalgsi Narvast koju Põlvasse. Aga ma võin kohe ette ära öelda, et see matk lõpuni ei jõudnud, aga ma jõudsin välja, ma olin 5 päeva metsas ja ma jõudsin välja Kallastesse. Nii et ma läbisin kuskil 140 kilomeetrit jala 5 päeva jooksul. 140? Jah. Appikene. Ma käisin eelmise aasta suve alguses juunis, käisin 2-päevasel matkal, mille jooksul me siis läbisime peaaegu 40 kilomeetrit ja mu jalad olid juba villis. Ja. Kuidas sa seda tegid? Räägi oma saladus välja. Kõigepealt ma ostsin endale saapad, mis läksid katki. Talt tuli lahti. Ja tegelikult see oli raske, ütleme nii. Esimene päev me kõndisime kohe mingi 27 kilomeetrit Narvast ja me jõudsime Mägedesse ja siis käisime seal muuseumis
ja siis me kõndisime veel telkimiskohta otsides 3 kilomeetrit mööda mingit metsavaheteid edasi ja siis jäime sinna magama. Teisel päeval juba hommikul andsid jalad tunda, onju. Aga siis me panime veel 22 kilta midagi otsa, onju. Ja siis, no 3. päev oli kõige raskem. Ma kilomeetrid ei mäleta enam, aga siis me olime tõsiselt läbi. Ja noh, edasised päevad oli rasked. Eriti raske oli see, kui peale Iisakut oli kuni siis Mustveeni mööda suurt asfaldit minek. Kui sa vaatad, on ju Eesti kaarti, siis Peipsi kohalt läheb, maantee läheb kogu aeg Peipsi äärest ja seal oli seal on suure liiklusega tee, on ju, sealt lähevad Tartu-Narva maantee ja siis mööda seda kõndimine, see palava päiksega. Õues oli mingi 25 kraadi pluss, on ju. Te valisite siis õige ajaga, ma tean väga hästi seda tunnet. Need 2 päeva, kui me mööda maanteed kõndisime, ma olin üksinda, sellepärast, et mu matkakaaslasel andsid jalad otsad Iisakul. Nii et tema läks bussiga ära ja siis Mustveld tuli mul teine sõber sinna ja siis me läksime Mustvelt edasi. Aga need 2 kõige jõhkramad päeva ma olin üksinda. Vaesekene. Ei, aga see oli lahe. Kuidas sa siis ikkagi ellu jäid? No läbi raskuste. Üksi tegin süüa ja siis meil sai lõpuks, põhjus, miks me ära lõpetasime, meil sai Priimusel gaas otsa. Nii et siis... Juurde ei saanud seda kusagilt? Ei no vaata, me olime keset... Mõnest külapoest. Ja me olime keset mitte midagi ja seal ei olnud väga kuskilt nagu võtta seda juurde. Mingi lõkke peale ei saanud teha? Ma olin, tolleks hetkeks ma olin nii läbi juba, et ma ei viitsinud väga mingi lõkkega lamada. Selle Priimusega on lihtne, sa paned tööle ja siis ta lihtsalt küpseb. Lõkkega on see, et ja pluss me tegelikult ei ööbinud eriti palju nendes ametlikes kohtades, on ju. Ehk siis me telkisime kuskil põlluservades ja mingites sellistes kohtades. Ja no lõket tegime ka täiesti suvalistes, ei teinud. Et ei tahtnud väga jamada sellega. See kõlab nii lahedalt, et nagu ma ennem Katariinaga rääkisin juba, siis minul oli ka plaan, et lähen seiklema. Üks plaan oli ka see, et ma lähen kas või 2-päevasena matkale oma sõbrannaga, aga see plaan kuidagi kadus ära. Sest tegelikult eelmine aasta, kui ma käisin matkal, siis see oli hästi-hästi lahe kogemus. Me olime küll suure grupiga ja nagu me ei pidanud mingi hullult rasket kotti kandma. Kui raske su kott oli? Ma ei kaalunud seda, oleks pidanud kaaluma, aga no üle 20 kilo kindlasti. Kindlasti, sest meil oli kõigest mingi üks kott oli 9 kilo ja teine oli 11 kilo. Aga meil oli suur grupp ja me ei pidanud mingeid potte ja siukseid asju tassima. Mul olid kerged potid alumiiniumist, on ju. Aga no ja mul õlad läksid paistes. Korralikult oli nagu muhkasin. Sa oled ikka nii tubli, et sa nagu nii kaugelegi jõudsid nagu. Oota, mitu päeva sa? 5 päeva 5 päeva olin, jah. Ehk siis sa kõndisid päevas kui palju? No see veits sõltus. Alguses olid meil väga pikad päevad, aga no ütleme keskmine tuli seal natuke üle 20, on ju. On ikka mõnel inimesel seda tahte jõudu. Oota, aga tuleme ikkagi sinna tagasi. Kui sa olid üksinda need 2 hullupäeva, mis mõtted su peas siis olid? No esimese päeval enne kui ma kohale jõudsin vaata õhtul, siis mul ei olnud väga midagi hullu, on ju. Aga õhtul siis ma olin küll nagu veits, et tahaks nagu kellegiga rääkida või midagi. Aga siis ma helistasin sõbrale ja ütlesin, kuule viitsid homme tulla, et ma jõuan homme Mustveesse, et tule sinna bussiga. Siis ta oli nagu, et no ma ei tea, et ma olen praegu tööl, et ja noh, ma ei tea, kas ma jõuan ja värkis. Kuule, ma olen üksinda siin metsas praegu. Võiksid tulla, siis ta oli nagu, okei, ma tulen. Ja siis teine päev oli puhtalt lihtsalt nagu hambad ristis surumine seal, on ju. Siis ma tegin peatuse ka, aga tegelikult oli nagu no see on see vaata, et sa on ju punnitad ja siis mingi hetk sul nagu tekib see meeleolu langus või nagu, et ma ei taha seda teha, on ju. Aga siis ongi see, et keerad sealt maanteelt maha, ma läksingi kuskile metsa sisse natuke aega, nii et maanteemüra jäi juba vaiksemaks, istusin sinna metsa maha, on ju, panin oma koti maha, no selg oli kange ja viskasin pikali lihtsalt, on ju, vaatasin taevast. See oli nagu väga mõnus hetk, on ju. Ja siis nendel hetkedel ma nagu kella ka ei vaatanud, on ju, et ma lihtsalt olen nii kaua, kui nagu keha tahab, on ju. Siis vaatan uuesti kella ja siis hakkan minema, on ju. Ja no oluline on see, et kui sa matkad on ju jalgsi, et sa teeksid iga tunni aja tagant nagu pause, sest jalad lähevad vilja. Meile, kui mina käisin matkal, siis tegelikult ma käisin matka aluste kursusel ja selle raames me tegime siis 2-päevase matka.
ja meil oli ka 30 kraadi, 28 kraadi, esimene päev täiesti põlluvahetee või nagu, päraspoole me kõndisime metsa vahel ka, aga siis me olime juba täiesti higisid ja mingid putukad lendasid meil ümber ringi ja Parmud. see oli nad olid nii veidrad putukad ka, nad nägid välja nagu herilased, aga nad nagu ainult riivasid meid oma tiibadega, nad ei maandunud meie peale ja siis nad niimoodi lihtsalt ajasid meid täiega närvi. Aga kuhu ma oma jutuga jõuda tahtsin tegelikult oli see, et meile räägiti ka teooriat, kõigepealt 2 päeva räägiti meile teooriat ja siis ka öeldi, et ma ei mäleta, mis see teine variant oli selle tempode valimisega, aga meie kasutasime seda tempot, et 45 minutit kõnnid, 15 minutit puhkad. Siis sa jõuad matkata. Et sa vist kõndisid siis tund aega või sa ei teinud siukest rütmi? Meie teooria oli praktika, on ju. Esimesel päeval me ei teinud pause. Seda enam ma imestan, et sa 140 kilomeetrit ära kõndisid. Seal tulid me ei kõndinud täiesti niimoodi non-stop, aga lihtsalt nende pausidega oli see, et me ei vaatanud üldse kella, me olime nagu, et nii kaua kui jaksame, nii kaua pushime. Aga siis üks nipp, mis me veel avastasime, on see, et hommikuti sööd oma pudru ära, on ju, ja siis paned kähku asjad kokku ja siis hommikul esimesed tund aega nagu annad minna. Ja üldse ei mõtle mingi kella või asja peale väga palju ja ei mõtle ka selle peale, et palju käidud on, vaid lihtsalt hommikul on ju, värske õhk, linnud laulavad, räägid juttu sõbraga, on ju, jalutad ja siis selle esimese tunni ajaga me tegime teise päeva hommikul 4 kilomeetrit, mis on nagu selles mõttes palju, 5 minutit, räägime selle jutu lõpuni. Mis on selles mõttes palju, et muidu meil läks ikka nagu palju kauem aega 4 kilomeetri läbimiseks ja siis, kui ma üksinda tegin, siis ma tegin üks päev nagu 6,5 kiltsa selle esimese tunni ajaga. Mul oli see raske kott seljas, on ju. Kui ma üksinda olin, siis ma pidin veel telki ka nagu kõik üksi tassima, on ju. Aga tegelikult üks lahe asi juhtus ka seal matkal, Ida-Virumaalt alustasime, ega seal väga eesti keelt sellega väga hakkama ei saanud, Narvas veel, on ju. Mulle üllatuslikult tegelikult, et Narvas sai eesti keelega hakkama, eestikeelsed sildid ja kõik olid väljas, on ju, aga kui sa lähed kuskile metsa, sa jõuad kuskile külla, no ei, sa ei saa selle eesti keeles rääkida. Me jõudsime mingisse mahajäetud külla, ma ei mäleta, mis selle nimi oli kahjuks ja ma ei mäleta, kus ta täpselt asus, aga millegi pärast seal sõitis väga palju Soome numbrimärgiga autosid nagu edasi-tagasi läbi. Ma pole siiamaani vaatanud, kas see on mingi eriline vaatamisväärsus või midagi. Ja siis me kohe, kui me sinna jõudsime, vaatasime, et siin on mingi vana kolhoos või mingid sellised asjad, on ju. Et praegu see asfalttee kõrval oli mingi betoonplokkidest nagu tee tehtud, on ju, siis seal olid mingid vana raua, mingi autod, värgid, on ju, mulla, liiva, hunnikud. Ja siis me läksime edasi, me nägime, et et seal nagu elab keegi, seal oli mingi baar, see oli kinni, sellest me läksime ka edasi. Ja siis lõpuks me jõudsime nagu ühele pikale teele, kus olid 2 pool elumajad. Ja vasakul pool elumajad olid sellised suurtest valgetest tellistest ja selline väga venelik, on ju, et ma ei tea, mingi igast imeliku aiakujundust, mida tavaliselt eestlased endale ei pane, on ju. Ja koerad olid väljas suured ja uksed olid lahti, on ju, ja just kui tundus, et kõik on kodus, aga kedagi ei näinud, on ju, ja paremat kätt teed oli siis mahajäetud majad, ilma katuseta täiesti sellised tondilossid ja siis meil sai vesi otsa seal. Ehk siis me ei saanud lõunat teha endale. Ja siis meil oli nagu valik, et kas me kõnnime edasi ja loodame, et kuskil me leiame mingi kaevu või midagi. Me leidsime 2 kaevu, mõlemad olid lihtsalt nii-öelda need puidust osad, vaata. Kaevu rakked, ei mitte rakked. Kuidas sa nimetad seda? Ma ei oska, ma neid nimetasid, väga eesti keel. Aga ühe sõnaga, siis tuli otsus komisjoni poolt, mina ja mu sõber, et mina lähen vett tooma, on ju. Ja siis ma võtsin meie pudelid ja ma mõtlesin, mida ma teen, on ju, ma ei taha sinna koertega hoovidesse minna, on ju. Siis ma lihtsalt kõndisin mööda teed edasi ja siis ma nägin ühte tohutult suurt roosat maja. Vasakul pool tee äärt oli tohutult suur roosa maja ja see nägi välja nagu mingi vana internaatkooli, mingi magala või midagi sellist, on ju. Ja hoone ise oli nagu lagunenud, katus oli täiesti nagu mingi vana eterniit, on ju, ja siis seinad nagu krohv tuli sealt alla, on ju, aga maja ees oli korda tehtud peenrad, särgid, värgid, siis ma läksin edasi, siis ma nägin, et tee lõpust on ju kraavist tuli mingi dressides vend välja, on ju, vaatasin, et see on mingi pomps. Siis ma ta on ainuke inimene, keda ma näen, on ju, ma läksin tema juurde, tal oli mingi kilekott käes, on ju. Siis ütlesin, et tere, kas teil vett on anda?
siis ta vaatas mulle otsa, ütles midagi vene keeles, ma ei saanud aru, onju. Siis ma ütlesin, näitasin pudelit, ütlesin vada. Siis ta ütles, jaa, хорошо, onju. Siis ta rääkis veel midagi mulle, ma ei saanud aru. Ja siis ma küsisin, et kas ta eesti keelt oskab, siis ta oli tükk aega vait, siis oli selline, kõndisime, oli vaikus, ta ütles, et no natukene räägin. Ja siis edasi me rääkisime niimoodi, et tema rääkis mulle vene keeles, mina rääkisin talle eesti-inglise keele segu, siis ma küsisin, et kas ta inglise keelt teab, tegelikult loomulikult ei tea, onju. Ja lihtsalt proovisin olla viisakas, onju, ja siis jõudsime sinna tema majja, või selle sama roosa maja ette, see oli tema maja. Ja siis, nüüd me läksime lähemale ja siis seal oli selline tohutult suur rauduks, nagu vaata garaažidel on. Jaa. Selline paks ja see oli sellise suure nagu roostes vana tabaga. Siis ta võttis oma suure võtme, keeras selle lahti, tõmbas ukse lahti, ütles, et see on tema kodu, onju. Läksime sisse ja see ei olnud mitte lihtsalt, et me jõudsime koju, vaid see oli terve trepikoda. Terve trepikoda oli tema kodu, onju. Ja siis kohe sisse tulles vasakut kätt ukse kõrval oli labidas ja kirves ja siis läksime esimesest trepist üles, vaata, need on need koridori, või need trepikoja, need vaheplattood, onju. Yeah. Seal oli ta pliit pandud, aga see ei olnud mitte see, et ma sisustan selle trepikoja ilusti ära värki. Seinte peal oli mingi venekeelne graffiti, onju, siis oli kraabitud revolver sinna selle krohvi sisse, onju. Oppikene. Ma andsin talle need pudelid, mingi hais oli ka, onju. Andsin talle need pudelid, onju. Ja siis ma tahtsin nagu temaga kaasa minna, siis ta ütles mulle, et sina ootad siin, onju. Siis ma olin nagu okei, sa võtsid mu joogipudelid, lähed neid kuskile nurga taha täitma, onju. Enne seda ta oli mulle veel rääkinud midagi, et tal ei ole toas kraani või midagi, siis ta tegi seda liigutust, ma mõtlesin, et äkki tal on see käsipumbaga see kaev. Aga ma mõtlesin, miks see toas peaks kellelgi olema, onju. No ja siis ta tõmbas, mikril läksin jälle pihta, tõmbas oma ukse kinni, onju. Ja läks sisse ja siis ma ootasin, ma ei tea kaua ma ootasin, aga see tundus nagu jõle pikk, ma lihtsalt vaatasin ringi ja siis ma nägin seda kirvest ka, fuck. Mis ma teen siis, onju, et keegi lükkab välja selle raudukse kinni, mida ma teen, onju, siis ma mõtlesin, okei, ma jooksin teisele korrusele, hüppan aknast alla, onju. Mul ei ole midagi muud teha siin. Ja siis, kõik läks hästi, ta tuli tagasi, andis mulle selle vee, ta oli kuidagi väga äraolev siis selles mõttes, et ta ei vaatanud mulle otsa, ta lihtsalt vaatas kuskile kaugusesse, andis mulle need pudelid, onju. Ma tänasin teda, keerasin korgid peale. Läksin majast välja, kõik läks hästi, siis tulid mulle vastu 2 vene noormeest, üks oli nagu tohutu lihase mägi, onju. Vaatasid mulle mõlemad väga tugevalt silma sisse, ma olin seal pudelitega, onju. Ja siis kõik, mis ma tegin, ja siis ma olin nagu, shit, see oli viga. Siis ma lihtsalt kõndsin edasi, onju. Ja siis asi, mida sa kunagi teha ei tohi ära vaata taha, onju. Ja siis ma vaatan taha, ja siis see vend vaatab mind nagu, nad olid seisma jäänud sealt järgmise trepikoja ees. Ja siis ta vaatas mulle ka järgi, siis ma olin nagu, fuck, ma pean siit kähku minema saama. Ja siis ma kõndisin rahulikult tagasi, me saime vett. Siis meil oli muidugi kahtlus, et ta ei pannud meile vett sinna sisse, onju, et seal oli midagi muud. Mul oleks ka. Ei no see, jaa. Eriti kui ta nagu äraolevalt tuleb tagasi, nagu sellises hoopis teistsuguses meeleolus või teistsuguses olekus, siis Aga siis me tegime oma lõuna bussipeatuses, seal oli ka venekeelne graffiti, mul isegi pilt sellest. Ja siis seal, kõigepealt ma olin nagu, et kuule, et Matju, kas sa julged seda vett juua? Hell no. Ja siis ma proovisin seda ja kõik oli nagu esmapilgu korras, onju. Ja siis me tegime suppi ja värki ja. Aga ma ei mäleta, kas see oli järgmine või ülejärgmine päev. Mul oli nagu kõht veits lahti, aga ma ei tea, kas see oli sellest või mitte, onju. No seal vee sees võiks olla lihtsalt nagu midagi tõesti. Et sa ei tea ju, kust kohast see vesi tuli. Aga see süda on nagu mingi kõpp, mis sa oled, kas see on vesi või mitte. Julge vend oled ikka. Julge inimene, nagu ma oleks ammu sealt vist, ma ei oleks isegi läinud nagu küsima sellise inimese käest vist vett. No aga mis sa teed? Me olime keset Ida-Virumaad. Sul on selline olukord, kus sul ei ole vett ja sul on vaja vett ja siis sa oled sellises kohas, nagu sa ei tea, millal sa järgmine kord vett saad. Ja siis oled tõesti valmis nagu kõike tegema, aga mul on hea meel, et sa istud täna siin ja ei ole kuskil, ma ei tea, labidaga maha maetud või ma ei tea, mis iganes seal veel juhtud oleks võinud. Aga Eestis ikka elab veidraid inimesi. Ei, see on nagu täielik vene geto lihtsalt. See nagu, mõtle selle peale. Me läksime, kui me läksime, siis me võtsime kõlari kaasa ja ma võtsin ka Eesti lipu kaasa, et Eesti matkamehed Ida-Virumaal, onju. Ja siis me plästisime kõlarist Eerikat. See on siis teise maailmasõjaaegne sakslaste sõjalaul ja siis kõndisime seal, marssisime ringi.
ja siis ma mõtlesin, et okei, et seal külas võib-olla võiks nagu selle muusika kinni panna ja Eesti lipu veits ära peita, et ma ei tea, kuidas seal vastu võetakse, on ju. Ühesõnaga, et Eestis on kohti, kus ei tasu nagu Eesti lipuga ringi käia. aga see lugu kõlas täpselt nagu mingis filmis. Reaalselt nagu, selle loo võiks panna kunagi mingisse filmi, sest see nagu täpselt kõlab täpselt nii, et lähed mingisse külla, on ju, sa satud seal sa vajad vett, sa satud mingi veidra inimesega kokku, sind viiakse mingisse veidrasse kohta, siis tuuakse sulle mingi veidrast kohast vett ja siis sa iseenda sees käid nagu, kas ma nüüd pääsen siit eluga või sul on mingi varuplaan juba olemas, kui see rauduks kinni vajub, siis nagu mingi õudukas lihtsalt. Ja nagu see juhtus täiesti päris elus, hoopikene ja Eestis veel, nagu ma ei kujutaks kunagi ette, et Eestis midagi sellist juhtub, nagu ma olen harjunud Põlva tänavatega, kus on ka vahepeal isegi natukene nagu kõhe liikuda ja seal oleks veel hullem, ma arvan. Ei no, mul päris seda hirmu ei olnud, et ma nüüd mingi suren siia ära, mul lihtsalt oli see mõte, et kui midagi läheb valesti, siis mis ma teen, on ju. Et selles mõttes, see mees tegelikult oli väga sõbralik ja abivalmis. Et ma ei tea, mis ma oleks teinud, kui ma ta käest vett ei oleks saanud, siis ma oleks pidanud hakkama sinna koertega hoovi minema. Või siis nende musklitega vendade käest küsima. Ai, nende käest ma ei oleks küsinud. Vaat nende käest ma ei oleks küsinud. Okei. Ma ei tea, mis tatuud neil seal särgi all olla võivad. Jaa. Aga meid oodatakse kohe igasuguseid põnevaid tegevusi tegema. Tegelikult 1 minuti pärast me peaksime seal olema juba nagu ujukad ka seljas. Oi. Ma väga tänan sind selle loo eest, see oli väga põnev. Ma usun, et meie kuulajatel ja YouTube'is ka vaatajatel oli ka hästi põnev ja see on kindlasti mälestus, mis sulle jääb nagu eluks ajaks meelde ja nagu kui mina ütlen, et minu suvi nagu läks veits töönahka või nagu ma mõtlesin, et seiklen, aga ei saanud seigelda, sest et ma otsustasin tööle minna, siis sinu suvi oli küll, vähemalt see seiklus oli nagu seiklus ja ma loodan, et sul oli veel selliseid nagu juhuseid, mida sa said nautida. Ja sinu käest ma küsin hoopis sellise küsimuse, et mitu jäätist sa selle suvel ära oled söönud? Ma arvan, et vähem kui eelmisel suvel, aga ma numbrit ei oska öelda, aga rohkem kui talvel. Umbes, kui palju nagu, kas pigem nagu jäts nädalas või vähem. Jäts kuus? Ei, rohkem natuke, ma arvan, eks see oleneb, suve alguses ma sõin rohkem jäätist, nüüd ma pole nii palju söönud. Siis kui see kuuma laine oli, siis ma sõin palju jäätist. Siis võis küll iga päev olla. Aga aitäh sulle, et sa tulid minuga siia juttu vestma ja nüüd lähme jookseme järgmiste tegevuste juurde. Ja õhtupoole ma otsin veel kellegi siia mikri taha ja vaatame, kas keegi räägib mulle veel oma põnevatest suveseiklustest. Just, minge Ida-Virumaale. Minge otsige see roosa maja üles.